Mul on tõesti erakordselt hea meel, et see konverents juba 14. korda saab toimuda ja kindlasti on selle tänane teema hästi aktuaalne, sest oleme ju nii olude sunnil kui ka oma töö sisu tõttu päris palju seal piiri peal, et mis on traditsioon ja mis on alternatiiv sellele. Teadusagentuuri ülesanded on olnud eelkõige tagada soliidne rahastus Eesti teadlastele nende akadeemilise vabaduse ja uurimisteemade läbiviimiseks. Üldse mitte vähem tähtis pole rahvusvahelise võrgustiku loomine, Eesti riigi poolt targalt tellitud teenuste ja toodete jaoks eeluuringud ja kõige selle kommunikeerimine, on see siis teaduskommunikatsioon, teaduse populariseerimine või üldse süsteemi tegevuse vahendamine neile, kes selles protsessis osalevad. See tänane pealkiri ja see soov, et mõtleme kastist välja, on kindlasti suur väljakutse, sest lisaks kastist välja mõtlemisele tuleb tegelikult ju nüüd tegutseda väljaspool oma turvaliseks kastiks kujunenud kaitsvaid piire. Ja kuidas see tegutsemine meil võiks õnnestuda, selleks siis konverentsi esimesel poolel kuulemegi ettekandeid, arutelusid, kus te saate ise ka sõna sekka öelda ja kaasa mõelda selle valdkonna tunnustatud ekspertidelt. Tänase päeva teine pool on aga eriti tähtis, eriti pidulik, sest see annab võimaluse meile tunnustada Eesti kõige silmapaistvamaid inimesi, kes on tegelenud teaduse populariseerimisega. Mõned neist peaaegu suurema osa oma elust, mõned alles alustavad, aga see on hästi tähtis ka täna just selle poolest, et lisaks neile alternatiivsetele, enamasti virtuaalselt, ka sageli võib-olla anonüümselt toimuvale kommunikatsioonile ja populariseerimisele, ärme unusta seda, et kõige selle taga on inimesed, kelle vahetu kontakt, kelle säravad silmad, kelle innustavad sõnad tegelikult meid ju mõjutavad. Ja seetõttu on mul väga hea meel, et me saame seda üritust korraldada ka täna siin niimoodi hübriidina, et lisaks sellisele virtuaalsele osalemisele saame üksteisele otsa vaadata, üksteist päriselt tunnustada ja üksteist ka tehtud töö eest tänada. Soovin siis väga tegusat päeva ja loodan, et tänase päeva lõppedes on palju Eesti inimesi veel rohkem teadususku ja veel rohkem valmis panustama selleks, et elu Eestis läheks paremaks ja maailmas oleks turvalisem elada. Jõudu teile!